Nii, tere päevast ja väga satelliidi värk. Karmo, seleta mulle ära kohe alguses. Miks on ES-HAI? Miks ta ei võiks olla näiteks SIG-HAI? Ära üldse esitada küsimusi. Sellepärast, et ma saan aru, et see võib-olla saab olema sinu suur lemmik varsti. Paraku seda ei ole veel olemas. Nii et kõik, mis me täna siin räägime, on praktiliselt eelinfo ja kõik asjad satelliidi maailmas venivad. Ma ei tea ühtegi satelliidi projekti, mis oleks realiseerunud õiges ajas ja õige graafiku järgi. Esialgsete plaanide järgi pidi see uhke satelliit olema 2016 lõpus juba üle. Praegu on selle satelliidi planeeritav aeg selle aasta lõpus. Elame näeme. Aga see on nüüd jutt lihtsalt sellest. Nüüd räägiksime, mis asi tema ise on, mida ma olen nagu silma peale pannud ja vaadanud, sest nagu ma ütlesin, seda tegelikult ei ole. Nii, tähendab see materjal või ütle, mis mul on, see on loomulikult ainult interneti põhjal, mina sellest midagi täpsemalt ei tea, kusagil meeskonnas sees ei ole, nagu siin teised asjad kõik on. See on nüüd võetud ja kokku kirjutatud, või mis kokku kirjutatud, siin on tegelikult üks ametlik presentatsioon, mida ma lihtsalt natukene kommenteerin. Ja see ES-HAI 2 on nüüd, nagu siin mainiti, et see on nagu niisugune väga rikka riigi lõbu, kes on leidnud niisuguse võimaluse, et panna oma kommertssatelliidile. See on nüüd hoopis teine amatöörsatelliit kui need, mis siin lendavad madalatel orbiitidel. Seda plaanitakse viia geostatsionaarsele orbiidile. See tähendab seda, et see satelliit saab olema üleval rippuma meie rõõmuks, nii nagu televisioonisatelliidid. Tahate vaadata mingisugust Saksa satelliiti, keerate antenni sinna peale, keerate antenni teise kohta, see satelliit saab olema 24 tundi 7 päeva nädalas ühe koha peal. Ja see on nüüd saab teoks, nagu just oli siin juttu, et siin on väga miljonid on küsimused igasugu satelliite üles lasta, see on kallis töö, aga need härrad on leidnud selle võimaluse, et nad on lisana oma plaanitavale televisioonisatelliidile. Lisana, siis on pandud see amatöörapparatuur sinna või plaanitakse juurde panna. Ja see amatöör ütleme apparatuur, siis ma nüüd ei tea, kes teda täpselt teeb ja midagi. Ma nüüd kommenteerin, mis ma siit siis edasi näen. Prilli ette. Saime edasi. Nii, mis siin siis räägitakse? Esialgu, et kui seda projekti üldse käivitama hakati, et mis siis selle eesmärgiks oli ja missugused olid siis nõudmised, mida üldse taheti saavutada. See on nüüd inglise keeles, aga ma seda tõlkima ei hakanud, aga amatööridel ei tohiks see ületamatu asi olla. Ja siin on nüüd siis 4 punkti, mis ma sealt välja valisin, natuke kärpisin seda presentatsiooni. Ja vaatame neid siis otsa pilti, et mis tema siis tegema peab hakkama. Tähendab, tema põhiomadus on siis see, et ta on geostatsionaarne ja seisab koha peal. Ja kõik, mis see tähendab, ta ei kasuta selles mõttes niisuguseid antenne, väga teravalt suunatud antenne nagu televisioonisatelliidid, kus ütleme, üks satelliit võib näiteks teenindada, ütleme, Põhjamaid teravalt, teine on suunatud ainult mingisugusele Egiptusele ja niimoodi, eks. See on nüüd niimoodi plaanitud, et kõik, mis selle 36 000 kilomeetri kauguselt see satelliit maa peal näeb, see jääb tema teeninduspiirkonda. See tähendab seda, et igal pool maakeral, kus ta on näha vähemalt 10-kraadise tõusunurga all, peab ta töötama vastavalt parameetritele. Nüüd veel natukene äärealadel ilmselt ütleme, vajalikud saatlevõimsused ja niisugused asjad võivad muutuda, aga põhimõtteliselt ta töötab ka seal. Mis on siis põhja poolkera kohal? Kuidas see võib? Ei, ta on täpselt nagu televisioonisatelliit. Üldiselt ta asetseb positsioonil, mis ta oli siin kirjas kusagil 20-23. Ta siis on ekvaatoris. No täpselt nagu televisioonisatelliit. Ma arvan, et igal teisel inimesel on siin praegu kodus satelliit-televisiooni panni olemas. Nii, ja teine asi, mis siis loodeti või tähendab pandi, et mis sidet siis sellega peaks pidama saama, et kas me saame sellega ainult mingid majakad kuulata, kas me saame sellega võib-olla videot teha või mis oleks vajadus. Ja põhivajadusena siis defineeriti ära
et umbes 100 samaaegset sidet nüüd SSB režiimis. Ja mis annab siis nagu niisuguseks analoogtransponderi laiuseks umbes 250 kHz. Analoogtransponderist siin Tõnis enne rääkis. See tähendab seda, et kõik signaalid, mis maa peal kiiratakse, nende sagedus muundatakse ära, võimendatakse ülesse ja kiiratakse täpselt samal kujul ilma mingisugust formaati muutmata maa peale tagasi. Nii et kui te siit SSB-ga saadate, siis täpselt seesama SSB signaal tuleb maa peale tagasi. Kui te teete telegraafi või kui te teete, minu arvates samuti ei ole probleeme sellega, kui teha sealt mingit digitaali, selles mõttes, et digitaal ei võta sealt rohkem ressurssi kunagi kui SSB. Eks see ei muuda seda. Ja siis mis veel, et see oleks laiale seltskonnale kättesaadav, siis on see satelliidi parameetrid nagu püüdnud suhteliselt võimsaks viia. Selleks, et maa peal see aparatuuri vajadus on umbes 1 meetrine antennitandrik ainult, mis ei ole mingisugune imevell. Ja saate võimsus, siin on öeldud suurusjärk 10 meetrit. Üldse täpsem satelliidi tundlikkus ei oma meie jaoks mingit tähtsust, see ongi sellega tegelikult määratud, kui kõvasti meie siit saab. Ma pean ja sellest hoolitsevad teised mehed. Ja lisaks on seal nüüd 5. punkt, millest ma täna üldse ei räägi tegelikult, aga te näete siin teda mõne pildi peal. Seal on mingisugune eksperimentaalne ka 8 megabitti sekundis niisugust videopilti võimaldab transponder. Aga seda ma ei oska ka täna midagi kommenteerida, võib-olla see jääb kunagi tulevikuks. Nii. Aeg meil siit ära ei. Nii. Nüüd on siis selle asja coverage või see coverage on siis see sõna. Ja see on nüüd see, mis tegelikult kõik inimesi kõige rohkem huvitab, et kus me sellega sidet saame. Ja nagu te näete, see satelliit asub sellel orbitaalpositsioonil 26 kraadi east. See tähendab seda, et see on nüüd Greenwichi meridiaani kohal, on ta täpselt 0 kraadi east, ta on 26 kraadi vasakule, ta on meie mõistes praktiliselt täpselt lõunas, sellepärast meie laius või pikkuskraad on ka seal kain, eks? Nii et, ja selle tõttu on ka meil väga hea tõusunurk 22-23 kraadi juures, kuhu see antenn olema suunatus, mis vähendab igasuguseid maapealseid häireid. Nii, see on nüüd, mis siis teha tahe. Lähme veel edasi. Siin on üks teine pilt nüüd sellest, seesama tööpiirkond ja siin on niimoodi võrdlusena on väga huvitav vaadata nüüd näiteks seda, kus seal on see väike mummukene. Tavaliselt niisugused kattealad jalutavad ringi, kui meil on need madalalt lendavad satelliidid. Eks te saate seal, mis siin teoreetiliselt olid paar tuhat kilomeetrit sidet, eks. Ja see veel toimub ainult mingi ajal ja kuidagi. Nüüd selles piirkonnas on side praktiliselt võrdväärne kogu aeg. Tähendab, seal ei ole mingit vahet, seal ei teki mingisuguseid ajalisi muutusi, ei mingit signaali tugevust muutusi. Kõik tulevad praktiliselt, kes peavad sidereeglitest kinni, tulevad kõik ühesuguse tugevusega. Teil ei anna mitte mingit efekti see, kui te oma 10 vatti asemel põrutate sinna niimoodi nahaalselt 100 vatiga, see ei anna teile mitte mingit tulemust. Üldiselt üleval see filtreeritakse signaal maha ja sinu signaal parimal juhul tuleb ikkagi sama tugevusega allapoole tagasi, kui ta muidugi päris hullusti asi ei ole. Kõik tulevad ühest suunast. Antenni pole vaja peale. Ja, seda ma ei ole jõudnud, eks. Tähendab, selle eelis, see sama geostatsionaarne eelis, ma tean, kogu ütlen, see oli väga kodune näide, see satelliidi televisioon. Te ei käi seda ju kruvimas kogu aeg, et oma pilti kätte saada. Te ehitate selle asja valmis, lööte antenni puu külge paika ja teil on 24/7 üks lühilaine diapasoon, mis töötab kogu aeg. Noh, vaata, aga mina võrdleks ta lühilainega. Ütleme, amatööri mõistes on ta tegelikult ju lühilaine, eks. Me ei räägi ultralühilaine tavaliselt mingisugustest sidedest Austraaliaga, isegi kriipsukene või Mehhikoga, eks. Nii et selles mõttes ta sarnaneb pigem ikkagi ultra või lühilaine side. Nii, võtame nüüd natuke lühemalt sageddusalade valik.
sagedusalade valiku nüüd, et mis oli nagu valida ja mis siis tegelikult valiti. Tähendab, üldiselt kõikide satelliidi asjadel, nagu te teate, üritatakse viia saade ja vastuvõtt eraldi lainealadesse. See lihtsustab oluliselt satelliitide ehitust ja samamoodi lihtsustab ka tegelikult siin maapealse terminali ehitamist, kui teil ei ole probleeme saatja ja vastuvõtja lahti sidestamise ja kommuteerimiste ja igasuguste asjadega. Ja nüüd siin oli siis valida 2 varianti. Üks oli siis see, et valida see, üles saata, ütleme siis seal kusagil L-bändis, see tähendab, ütleme 23 sendi peal. Ja alla tulla siis S-bändis, mis siin on siis nüüd mõeldud ilmselt 13 sentimeetrit. Ja või siis võib olla ka teine asi, siin on seda, kui S-bändi all on siin mõeldud seda, ütleme, 13 senti, seal on ikkagi wifi ja need asjad on väga lähedal. See tähendab seda, et vastuvõtt, selle satelliidi vastuvõtt näiteks linnatingimustes on äärmiselt keeruline, sul segajaid seal ikkagi meeletult, sest igal mehel on 2 wifi purki, mis seal joristavad, eks. Ja nemad valisid teise variandi, kus üles saadetakse 2400 megahertsi peal, see on siis 13 sentimeetri bändis. Ja alla tuleb selles samas bändis, kus tuleb televisioon, see on siis seal 10 või 3 sentimeetri bändis 10 gigahertsi peal. Sellel on üks suur eelis veel, mida nad siin rõhutavad, mis teeb jälle satelliidi oluliselt odavamaks, kuna satelliidi peal on hunnikus neid televisioonisaatjaid juba reas kõikidel transponderitel, siis mahuta sinna sellesse standardsesse lähenemis lihtsalt üks saatja tuleb eraldada amatöörtarbeks. Aga kõik ei nõua mingisugust uut tehnoloogilist väljamõtlemist. Nii, siin on siis nüüd see, mis jäi. Üles saadetakse 2,4 giga pealt, alla tuleb 10,4. Nii, siis veel, mis siin veel on? Siis või ultralühilainev on tavaliselt polarisatsiooni küsimus suhteliselt oluline. Siin on mindud ikkagi, vaata ülevalt alla see X-bändis, seal on nüüd enamus vastuvõtuaparatuur, teie televisioon kaasa arvatud, on lineaarpolarisatsioonis. Ei ole mõtet seda ütleme niimoodi murda ja seal jäägi lineaarpolarisatsiooni juurde. Nüüd üles saatmisel, et oleks lihtsam natukene ja lollikindlam on võib-olla muid põhjuseid, aga igal juhul üles saadetakse 2,4 gigahertsi peal ringpolarisatsioonis. Nii, mis siin siis nüüd on? Siin on nüüd see jutt, et seal peal on need 2 transponderit, millest ma rääkisin. Need, mis võtavad siis maa peal signaali vastu, filtreerivad ja saadavad tagasi. Mina saadan, esimene rida on siis uplink, paremakäelise ringpolarisatsiooniga 2,4 gigahertsi peal ja seal on minu kasutuses 250 kilohertsi nüüd seda riba. Ja alla tuleb, ma kuulan neid samu signaale siis X-bändis 10,4 gigahertsi peal ja saan täpselt sama signaali. Alumine rida kajastab nüüd seda laiaribalist transponderit, millest ma täna ei pidanud rääkima, mis on ja mida ma eriti ei tea midagi rohkem sellest. See on selleks, et nagu kirjas on, et nagu saaks mingit amatöör-televisiooni värki või midagi niisugust asja seal peal ka aretama hakata, aga jätame teiseks korraks. Nii, siin on nüüd mõned sõnad sellest antee või satelliidi enda disainist, mis siis tulevad välja niisugustest kõige tähtsamatest satelliitside arvutustest, mida nimetatakse link budget. Need on nüüd piisavalt keerulised füüsikalised arvutused, mille järgi väga täpselt arvutatakse välja kõik igasugused signaalikaod, häired vastavatelt naabersatelliitidelt või teistelt või igasugused vastuvõtjate mürategurid ja ühesõnaga, mis on päris paras keemia, aga õnneks sellega meie tegema ei pea, selleks on targemad pead. Ja siin on nüüd siis, et üleval on nagu lihtsalt niisugune hooneantenna, see on siis saamune ruuporantenn, eks. Ja siis on siin palju nüüd, et võimsused on ja siis on see automaatne võimsuse kontroll sellel kitsamal transponderil, millest me räägime, et kui keegi väga tugevalt peale tuleb, siis ei lasta päris ära tappa.
see vist ei ole ka praegu väga oluline. No siin on nüüd niisugune lihtne plokkskeem, et mis seal sati peal siin tegelikult on, eks. Siis see on võib-olla lihtsalt õpetlik korra vaadata, et nüüd sellest 2,4 GHz antennist, mis vaatab maa poole, sealt tuleb teie signaal sisse. Vastavalt filtrite ja asjadega läheb ta nüüd selles mõttes vastuvõtusüsteemi. Kõik asjad satelliidi peal on vähemalt dubleeritud, kui mitte veel rohkem. Aga no amatööride jaoks ilmselt ei ole neil rohkem nagu Rootsi vist olnud, kui siin paistab, et ta on ainult dubleeritud. Sest iga asi küsib raha. Ja nüüd on siis seesamune vastuvõetav signaal jookseb nüüd emba-kumba harusse ja üks haru koosneb siis tegelikult kahest eraldi transponderist, üks siis nagu muundab seda laiaribalist, laia transponderit, mis video jaoks on ja teine muundab õigele sagedusele selle, mis on siis nagu meil amatöörsideks nagu sobilik. Ja need jooksevad sealt wideband ja narrowband, jooksevad enam signaalid välja oma filtrite järgi, siin on ostsillaatoritega tuleb see asja muutada, ma arvan, tulete saate aru, kuidas 2,4 gigast peab tegema 10,4 gigahertsi. Niimoodi. Ja siis pärast seda, kui need on valmis, siis nad lähevad nüüd sinna samusesse saatjatesse läbi filtrite, võimsusvõimendite ja teise antenniga maa poole tagasi. Nii, vot see on nüüd see kurikuulus linkbudget, mis on ainult väga nagu ütleme lühikene kokkuvõtte asjast, mis tavaliselt kipub olema 4-5 lehekülge vähemalt. Ja siit on nüüd meie jaoks kõige olulisemad asjad, mida me sellest satelliidist peame teadma, kui me tahame teda kasutama hakata. Ja siin on nüüd siis praegu arvutused tehtud selliste parameetritega, et 89 sendine taldrik peaks olema, ütleme, jätame nüüd need natuke optimistlikumad sealt ära. Siin on küll öeldud 75 sentimeetrit taldrik vastuvõtuks ja 10-vattine saatja. Sellisel juhtumil siis on tagatud sellised parameetrid, nagu siin üles loetud on. Et me saame signaalmüra suhte siis ütleme oma SSB kanalis seal kusagile 15 detsibelli juurde, mis on, peaks olema täiesti piisav normaalse sidepidamiseks. Nii. Ja mis siin siis veel on? Mis praegu muud pole, seda me vaatame pärast veel korra siis, kui me räägime korra sellest, mis ma... Tähendab, siin ongi, ma jõudsingi selleni, et me sai satelliidist jutt otsa. Kõnniskond, tule pane mulle korra, teine siit käib. 12.17 hakkab see vist ka või? No ma ei tea. Ma arvan, et ma saan... Me enam ei jõua seda. Siis kui me jõuame, siis on kõik läbi juba. Pane see teine seal käima, see on see. See. Jah, tähendab, nüüd ma rääkisin satist juttu ära. See on see satt, mis meid seal üleval ootab ja nagu ma ütlen, et parima soovi kohaselt selle aasta lõpuks. Nii. Ja nüüd ma siis mõtisklesin selle üle, et kuidas niisugust asja hakata niimoodi võimalikult lihtsalt näppima ja võimalikult lihtsalt selle asja üle kuidagi nuusutama. See on täiesti uus teema, niisuguse asju amatöörid ei ole praktiliselt eriti teinud. On tehtud neid madalalt lendavaid satelliite, on tehtud EME-sidet, aga no näiteks EME-sidega me ei saa seda praktiliselt üldse võrrelda, sellepärast et esiteks kuu, kus see signaal tagasi peegeldub, on oluliselt kaugemal kui see geostatsionaarne satelliit, mille tõttu juba sellel ühesõnaga see sumbuvus trassil on oluliselt väiksem ja teiseks on meil vahepeal aktiivne repeater, mis selle signaali kõik võimsalt üles võimendab. Nii. Oluline on siis, kus see satelliit saab olema. 26 kraadi iist, seda ma umbes rääkisin, mida see meie jaoks tähendab. Nii, ja mina näen nüüd seda, et alati on võimalik teha täisprofessionaalseid asju ja täishukkeid asju ja trükiplaate ja väljatöötlusi ja filtreid ja korpusi ja meist kahjuks vähesed on selleks võimelised ja teiseks see on ikkagi küllaltki keeruline. Mina vaatasin, kuidas me saaksime midagi teha niimoodi minimaalsete asjadega, et seda kõigepealt nuusutada ja siis natukene hakata ennast nagu arendama ja võib-olla siis vastavalt
upgrade ima oma tehnikat. No kõigepealt ma ütlesin, et ilmselt vastuvõtu jaoks ei ole teist valikut, kui meil on tavaliselt televisiooni vastuvõtu antennid olemas, te võite ilmselt kuurijalt ka ühe just leida või naabrimehe juurest. Ja siin on vaja suunata nüüd õigesse kohta. Siin on ma rääkinud sellest, et kuna see satelliidi antenni suunadiagramm on väga kitsas, siis on väga oluline, et ta ikka õieti pihta saab satelliidile, see tähendab seda, et te peate selle vastavalt oma asukohale täpselt välja arvutama. Väga suur prohmakat seal ei ole võimalik teha, sellepärast, et samalt positsioonilt ja samalt suunalt tuleb ka veel televisiooni pilte teile. Midagi sealt ikka tuleb, saate selle järgi oma antenni ära suunata ja maksimumi peale, sellega oleks nagu asi okei. Nii, mis on nüüd probleemiks? Probleemiks on, nagu näete, see, et üldiselt satelliittelevisiooni riba hakkab 10 gigast ülespoole. 10,6 ja sealt kõrgemale on satelliittelevisiooni riga. Aga meie tahame vastu võtta natukene madalamat sagedust. Nii. See oleks nüüd minu kõige esimene lähendus, kuidas hakata siis SVL on vist vale öelda. Mis SVL tähendab? Short wave listener. Siis ei saa öelda. Kuidas me seda amatööri staatust nüüd nimetame? Short wave satiks. No okei, lasta olla. Nii, siis minu nägemus on see, et ma peaksin mingisuguse pildi sellest värgist ette saama. Kui ma oma antenni koos kõige tavalisema olemasoleva vastuvõtu peaga pööran õige säti peale ja siis natukene seda alla tulevat signaali filtreerib. Nimelt nüüd satelliittelevisiooni korral, eks, on seal üleval tavaliselt 2 ossi valikus. No see pole tähtis, meie jaoks on see oss oluline, mis on 9750, mis on täiesti standardne igasuguse sati pea jaoks. See tähendab seda, et kõik sati programmid teile tubasesse tüünerisse tulevad nüüd vahemikus siis 950 kuni 2150 MHz. Aga meie signaal, kui me võtame nüüd selle, nagu seal kirjas on, mis seal lubatud on, või kirjas on, eks 10,489, siis see pärast muundamist satelliidi LNB-s annab tulemuseks meil 740 MHz. Tähendab, väga suure tõenäosusega see asi töötab. Sellepärast, ja siin peab ütlema, et mida viletsama sati pea te võtate, seda paremini ilmselt. Sellepärast seda halvemini on sealt tojustatud igasugused filtreerimised ja see 750 kilohertsi jookseb või megahertsi jookseb sealt ilusasti läbi väljumisse. Loomulikult ta ei ole nii hea. Me kaotame seal võib-olla 10-20 detsibelli, mis on muidugi tundub esialgu väga palju. Aga me võime seda alati kompenseerida liikudes antenniga suuremaks. Aga põhimõtteline skeem on nüüd, nagu te aru saate. Seesama satelliidi tüüner jääb töösse, eks? Te panete sinna ühe, mitte splitteri, vaid te panete sinna sisse diplekseri. Seda teevad meie sõbrad Rantialal 10 euro eest teile. Ja võtate selle madalama sagedusbändi maha sinna. Ja selle, mis seal madalama sageduse, selle paneme siis sellesse lihtsasse vastuvõtjasse, mis siin igal pool kirjas on olnud. 740 MHz peal töötab see RTL-i hulk väga hästi ja me hakkame vastu võtma oma arvutis seda signaali. Tähendab, sellel dipleksel on teine vajalik omadus veel, nimelt tapab, ütleme niimoodi, õigemini ta surub maha seda päris satelliittelevisiooni signaali. Sellepärast, et see võib muidugi seda lihtsalt pisikest SDR-i seal natukene üle koormata. Nii, see on okei. See on kõige lihtsam lahendus, kui signaalile pihta saame. Sellepärast, et vaata, punasega tehtud +-2 MHz on selle tavalise televisiooni vastuvõtu peal. Suur puudus ja kujutage nüüd ette oma lühilaine vastuvõtjad, kui te peate otsima +-2 kHz või 2 MHz seda signaali kusagil ja peale seda ujub. See tähendab seda, et see saab olla ainult niisugune näpuharjutus vaadata, kas signaal tuleb, korraks kuulete ka mõnda, ujub seal sul, võib-olla läbi sul seal, ma ei tea, mul puudub praktika. Nii, siin on nüüd paar varianti, mis on selle asja
edasiarendus ja selle võtmeküsimus on kõik see, kuidas saada see tööstusliku LNP või selle satelliidi pea oss stabiilseks. Ta peab olema nii stabiilne, et see hakkama SSB signaali vastu võtta, nii et see on päris kurjad nõudmised. Ja neid samuseid on mitmesuguseid, internetis on neid ümbertegemise variante, noh, kes ta oskab, vaata kõige hullem on see, et need ei ole standardsed. Ühe LNP on ühtemoodi tehtud, teine on teistmoodi, see võetakse lahti, vaadatakse, mis on, kas saab teha. Ühesõnaga, see on niisugune leiutamise koht. Aga põhimõtteliselt on siin nüüd, üks on kindel variant. Toodetakse ka niisuguse LNP-sid, millel juba on ette nähtud, et mööda sama kaablit saadetakse 10 MHz referents signaal ülesse, mille külge lukustatakse see ülemine oss PLL-iga ja siis on stabiilsus garanteeritud. Nüüd ise tehtud variandid on need ülejäänud variandid. Ja võite ise mingisuguse, näiteks 9193 ossi valmis teha, no, on tehtud igasugused, eks. Nii, siis on võimalik lihtsalt, kui see on PLL tehnikas tehtud, aeg hakkab peale suruma. Kui see on PLL tehnikas tehtud, siis on võimalik tuua ka talle lihtsalt, noh siis on originaalis on seal pea sees kvarts 27 megane või seal kandis. Siis tuua see 27 mega kusagilt oma toast soojast stabiilne kohale. Ja ühesõnaga see on nagu võtmeküsimus, kuidas teha seda stabiilseks. Nii, nüüd teine asi, igasugused amatöörvärgid, mina ei armasta isiklikult ja ma arvan, ei ole teil ka algajatel kunagi kasulik minna kõikide asjadega piiri peale, kui on võimalik lollikindlamaid lahendusi teha. Seesama Link Budget nüüd ütleb teile, et 75 sendine antenn ja 10-vattine saatja. Üritame seda asja nüüd natukene enda jaoks lihtsamaks teha, sest minu jaoks näiteks ei ole mingi probleem leida üks vana 1,5 meetrine satelliidipann kusagil kuuri alt, mis kurvad seisavad, mida satelliidi jaoks enam keegi ei tarbi tegelikult. Aga kui me hakkame seda antenni kasutama, siis selle antenni võimendustegur on oluliselt suurem kui need Link Budgetis määratud antenni. See tähendab seda, et me võime selle kasuta või võimsusega, näiteks saate võimsusega kõvasti allapoole minna. See teeb meie elu lihtsamaks. Ja täpselt samamoodi, kui me vastuvõttu antenni kasutame suuremat, näiteks 1,1 meetrist, mis need viiasati omad siin enam-vähem on, eks sellisel juhtumil ka see signaali kadu selles tavalises LNP-s, et ta on sealt ribast väljas, muutub vähem märgatavaks. Praegu rohkem ei näe. Nii, juba oli selles, kurb asi oli see, et ringpolarisatsiooni on vaja sinna üles saata. Noh, on võimalik ringpolarisatsioonis teha, siin on nüüd mõned pildid lihtsalt, ega see mingi imeasi ei ole, aga põhimõtteliselt suure antenniga on meil võimalus ka minna lineaarpolarisatsiooni peale, kui me kaotame, nii kui siin oli küll arvutatud, seda võib-olla saate järel vaadata siis. Et siis 3 detsibelli me kaotame sellega, kui me läheme lineaarpolarisatsiooni peale, aga samal ajal selle feed, nii nagu see parem pool on, selle feed, mis te sinna peate selle antenni fookusesse tegema, on nii imelihtne, et see on teil ainult ühe õhtu töö. Nii, nüüd on siis, mis aparatuuri meil veel võtta. Vastuvõtu poole ma nagu joonistasin ära, seal on nüüd võtmeküsimus, on see oss. Saate poole peal on praegu kõige suurem probleem, minu jaoks see punaseks tehtud AX-konverter. Kuidas saada stabiilne 2400 GHz üles? Seda head lahendust mul praegu ei ole. Noh, selge see, jah, on vaja muundada, aga mul ei ole nagu midagi kusagilt taskust ega kusagilt võtta. Loomulikult neid jälle igal pool kirjeldusi on, aga need on kõik keerulised, hakkate jälle plekki väänama ja resonaatoreid tegema ja nii edasi. Küll aga leidsin ma ühe idee, kuidas seda realiseerida, võib-olla realiseerida seda võimsusvõimendit. Nimelt Hiinamaa, kus kõike maailmas toodetakse, teeb mingisugune Wi-Fi boosterit, mis 2,4 GHz peal peaksid veel üsna söödavalt töötama. Ma ei tea muidugi, kuidas nende lineaarsus võib olla SSB signaali jaoks. Aga mingite katsetuste jaoks see maksab suurusjärgus mingi 30-40 eurot ainult. Eks esimeseks katsetuseks, et saada sealt mingisugune 5 vatti kätte ja kui meil on 1,5 meetrine antenn, siis on sellest
ilm ja seal jääb veel varu ka saada. Nii. Ja see oleks siis nüüd siis praktiliselt ütleme kokku sihuke süsteem, mida ma kujutan ette, et millega saaks juba tegelikult natukene tööd teha. Vastuvõtusüsteem on nagu ta on, täpselt nagu enne joonistasin, saade on nii nagu ma joonistasin ja nüüd neid siduda, ütleme transiiveriks oleks võimalik näiteks omniriigiga, mis oskavad oma sagedusi koos hoida, kuigi kas selleks vajadust on, see on ise asi, sellepärast et tõepoolest see täistuhpleks töö on seal sati peal kõige mõnusam asi, kui sa kuuled täpselt, kus sa oled ja sa kuuled oma signaali ja sul ei ole seda transiiverit tegelikult vaja peale selle. Vähendab see ka nõudeid, kui sul on lahku või erinevad ossid, siis see vähendab nõudeid sagedusstabiilsusele veel, muidu hakkad nad laiali jooksma. Nii, kena. 5 minutit läks üle, aga ma arvan, et võib-olla oli huvitav eesinfo ja loodame, et see satt sinna kõik ei jõua. Okei, täname Karmot. Mingi kiire küsimus kellegi asja kohta. Siis võib-olla võib hiljem mingi protsessi käigus kommenteerida, kas kell tekib mingeid häid mõtte, sul on küsida. Et siis on kellegi kiire küsimus äkki selle kohta, võib mingi kiire kommentaar, et kuidas siis seda up-konverterit siis realiseerida. Ei küsigi Viljo käest, Viljo on neid teinud üksjagu. Kindlasti teab paremini kui mina. Üks asi. TV6NT müüb neid igasuguseid, need ei ole väga hirmsa hinnaga. Kui on ainult konverter. Ei, kindlasti on need võimalused olemas. Ei ole transverterid. Tähendab, üks märkus, ma tahtsin üks pluss, mis ma tahtsin veel tuua, mis ära ununenud. Siiamaani te võite olla unustanud, ma arvan, lühilaine amaturismi linnades. Eks? Ja üldse amaturism linnades hakkab muutuma väga nutuseks. Siis selle süsteemiga ma ei näe olulisi probleeme praegu linna häireväljades või selles samuses linnaruumis amaturismusega tegeleda. See on point, jah. Jah.